tere tulemast kuulama konservatiivse kristlase saadet. Iganädalane vestlus usu, poliitika ja kultuuri teemadel. Teiega on täna Marko Müürisepp ja Hans-Kris Loime. Tere tulemast konservatiivse kristlase hooaja lõpusaatesse number 24. Mina olen Marko Müürisepp ja sina oled Hans-Kris Loime. No nii, täna teeme siis korraliku tagasivaate meie 23 episoodile muidugi, kus me rääkisime nii konservatiivse kristlase vaatenurgast kui ka tavaliselt mõistliku inimese vaatenurgast neid asju. Aga ennem kui me lähme üldse hakkame neid saateid vaatama läbi uuesti ja mõtlema, kuidas me tulime siia, nii? Siis mis sulle jäi sellest hooajast üldse meelde? Lähme päris algusesse. No minule sellest hooajast jäi meelde see, et me alustasime sellise suure nagu sooviga rahvale selgitada, mis on parempoolne ja mis on vasakpoolne majanduspoliitika. Ja selgitada, et mis on konservatiivne ja mis on liberaalne maailmavaade. Ja me käisime seda, mõnele tundub, et me käisime seda nagu hästi pikalt ja liiga palju, aga ei. Kui te nüüd vaatate kõik need saated ära, ja siis ma arvan, et teil peaks olema suhteliselt selge ülevaade sellest, kes on parempoolsed inimesed ja kes on vasakpoolsed inimesed, kes on konservatiivsemad, kes on liberaalsemad. Ja kus juures me ei mõelnud neid küsimusi ju ise välja. Need olid ju kohaliku omavalitsuse poolt. Siis need oli Postimees hääleandja ja Martin Mölderi poolt välja mõeldud küsimused, mis mõõtsid neid mõlemaid nagu paremale vasakule, konservatiivne, liberaalne skaaladel. Ja siis me käisime läbi, kogu selle saate jooksul käisime läbi kõik need 14 küsimust tegelikult. Ja siis boonuseks me käisime veel lisaks ülestõusmispühadele, rääkisime ülestõusmispühade tähendusest. Aga võib-olla siis räägid veel täpsemalt, et seda üldse kogu see protsess, et kuidas me jõuame sinna ülestõusmiseni ja mis siis pärast seda toimuma hakkab? Ülestõusmispüha tegelikult võib olla inimesel iga päev. Et see ei ole konkreetne nädalapäev või mingisugune nädal kalendris. Ja muistsetel aegadel või ütleme varasematel kristlikel nädalatel, aastatel ongi ju tegelikult ülestõusmispüha peetud iga pühapäev. Et venekeelne sõna kalendris vaskresseeni ongi ülestõusmine. Et ülestõusmispüha on olnud selline iganädalane sündmus, ülestõusmispäev. Ja mismoodi me sinna jõuame? Moslem olla on väga lihtne. Koraanis on mitukümmend viidet sellel, mismoodi sa pead ära tapma kellegi selleks, et Allahile meele järgi olla. Kui me oleme kristliku pühakirja, siis nagu ütleb ka Peetrus, et see nõuab mõnikord head ujumist, et Pauluse kirjadest aru saada. Et ei ole olla ristinimene, ei ole lihtne olla, aga me peame siiski aru saama ka, et millega on tegemist. Sest Kristuse tulek maailma ja tema õpetused, kuigi nad olid väga lihtsad ja on nad ometigi väga sügavad. Nii et lihtsus ei ole sugugi mitte primitiivsus, aga on väga, väga geniaalne õpetada Jumala riiki ja tema olemust niimoodi, nagu Jeesus seda tegi väga lühidalt. Kolmandast episoodist me rääkisime, et kes meie üldse oleme. Ma olen sündinud Pärnus, kes ei tea, siis kasvanud kuni ütleme siis kooliealiseni välja Pärnus ja siis perega kolinad Tallinnasse, elanud oma teadliku elu Tallinna kesklinnas. Ja nüüd olen ringiga tagasi jälle Pärnus. Okay. Aga ei, kooli lõpetasin ilusasti Tallinnas, telekommunikatsiooni eriala ja peale seda tegin enda, ütleme, reklaamiagentuuri, kus ma siis hakkasin tegelema videode monteerimise ja reklaamiga ja kõige muuga, et on tehtud siis sellist, ütleme, meediatööd hästi pikalt siis, kuni COVID tuli, ütleme, et siis tuli hakata ühildama kõiki, ütleme, meedia ja reklaamitöid kokku, et mis oli ka siis kujundusega seotud ja kõik sellised asjad tulid juurde, et mida sai kodus teha ja ei pidanud väga nagu, ütleme, välja, ütleme siis võtteplatsile minema. Et on saadud, produtseeritud erinevaid saateid ja dokumentaalfilme, eriti spordiomasid ja erinevate siis, ütleme, Eesti suurettevõtetega on tehtud siis koostöid ja nendele reklaame ja suhtekorraldustöid, et on midagi juba vöö vahel. Aga
2025 detsember siis otsustasin mina elus esimest korda liituda siis ka ühe poliitilise jõuga ehk siis Isamaa erakonnaga, et ja minu jaoks oli väga selline huvitav, et kogu aeg olen tahtnud tegelikult poliitikas kaasa lüüa, et ja siis tundus nagu on see selline õige hetk, et ja kohe tulidki kohalikud valimised peale ja väga huvitav oli ise olla tegelikult selles, ütleme, telgi taga ja telgi ees ja no aga täpsemalt olen mina üles kasvanud Mustamäel ja siis edasi elanud vaheldumisi Pirita ja Vanalinna vahel, et ja Hiiumaaga seob mind see, et ma olen Eesti Apostliku Õigeusu Kiriku Kuriste Jumalasünnitaja sündimise kiriku lugeja, juhatuse liige ja tegelikult esindan neid ka siis kiriku suurkogul. No ja siis lisaks ma olen Emmaste jahimeeste seltsi liige ja mul on nagu väga, väga hea meel, jahimeeste seltsis ja kirikus on nagu kõige autentsemad mehed ja naised koos, et selles suhtes on väga lahe. No ja siis mul on Jumala poolt õnnistatud ja Moskva patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Nevski katedraalis sõlmitud laulatusest sündinud 2 poega, Arjan ja Elesaar, need on 20 ja 17. Ja siis, kui 5 aastat tagasi, kui asusin õppima Eesti Apostliku Õigeusu Kiriku ja Eesti Evangeelse Luteri Kiriku teoloogia Usuteaduste Instituuti õigeusu teoloogia programmi, vahetasin ma ka kiriklikku kuulumist, ma läksin nii-öelda Moskvalt selle Konstantinoopoli alla. Ja muidugi Jumal tasus seda ilgelt, et andes mulle võimalus olla ka Oikomeedilise patriarhi visiidi korraldusmeeskonnas aastal 2023 ja siis mul oli võimalus temaga ka kohtuda nii Eestis kui Konstantinoopolis. Ja lisaks siis hetkel ma olen Eesti Apostliku Õigeusu Kiriku kirikuvalitsuse ehk juhatuse hääleõiguseta nõunik ja seal liikmeks on meil palju erinevate erakondade esindajate, kusjuures näiteks Urmas Sõõrumaa on seal meil arhkon ja ehk siis nii-öelda kiriku majandusasjade nõustaja ja siis on meil seal Pärnust on meil näiteks Keskerakonnast Vilja Vetik, kes vahetas Isamaa Keskerakonna vastu just. Nii et, jah, et sina tead Pärnu mees, sa peaksid teadma. Okay. Mina tean hästi, jah. Olgu, ja siis töiselt olen alustanud tegelikult hospitality valdkonnas või hotelliäris raamatupidajana ja seal olin välja kuni reisibüroo direktorini nii Eestis kui Venemaal ja hiljem liikusin IT valdkonda, kus olin siis olin müügiosakonna juhiks tarkvara arenduse, majandustarkvara lahenduste ja andmebaasi tarkvaradele ning sealt edasi juba SAP ja Microsofti majandustarkvarade ja dokumendihaldustarkvarade juurutusmeeskondade juhte. Ja juhtisin ka neid firmasid, mis sellega tegelesid nii Eestis kui Leedus. No ja loen oma suurimaks saavutuseks Eesti Rahandusministeeriumile ja sealt edasi praktiliselt kogu riigile ja sealt edasi see levis kogu riigile ja Tallinna linnale ja Tervisekassale selgrooks SAP majandustarkvara müüki, et ma olen selle asja juures olnud. Ja siis ma müüsin ka Leedus tervishoiu ja majandusministeeriumile Eestist pärit dokumendihaldustarkvara üle 20 aasta tagasi, mis siis põhimõtteliselt oli siis päris lahe, et Eesti IT läks Leedu avaliku sektori. No ja siis on jõudnud olla ka akadeemias nii ettevõtlus kui turundusainete õppejõud nii Tallinna Tehnikakõrgkoolis kui ka Audentases, kus ma olin ka prodekaanina, mis hiljem siis liideti TalTechiga. No ja siis ma olen hiljem maailma suurimale kindlustusmaaklerile maha müüdud kindlustusmaakleri filiaali juhtinud Eestis ja ka ühisrahastuse ja startup finantseerimiste juures olnud. Ja täna oleme passiivne investor startup valdkonnas põhiliselt startup Wiseguys'i kaudu. Mina pean absoluutselt ütlema, et kui nüüd tagasi vaadata kõikidele nendele episoodidele, siis kõik kohe meelde ei tule. No ei tule, aga ütleme, võib-olla siis räägiks, et mis on siuke kuum teema, mis kõigal ühel on oma arvamus, et meil oli number 5 saade oli homo teemal. See on päris raske küsimus. See on ju tegelikult siiamaani meditsiini inimesed peavad seda haiguseks, vaimseks häireks. Nii, ja nemad on leidnud sellele vaimsele häirele ravi, mis ei ole mitte selle juurpõhjusega tegelemine, vaid füüsiline ravi. See on nii, et sealt lõigatakse siis midagi ära ja siis sa peaksid sellega hakkama saama. Ei. Ma veel loen, mis siis veel peab olema. Täpsed kriteeriumid noorukitel ja täiskasvanutel ehk siis on täheldatav ebakõla enda kogetud, väljendatud soo ja sünnihetkel määratud soo vahel. Ja mis siis, nagu ma ütlesin, kestab vähemalt 6 kuud ja avaldub vähemalt ainult 2 asja peab olema. Kuulake, mis siis 2 peab olema? Number 1. Täheldatav ebakõla enda kogetud soo ja primaarsete või sekundaarsete sugutunnuste vahel. No, ma ei saa aru. Või siis tugev soov vabaneda oma primaarsetest või sekundaarsetest sugutunnustest seoses täheldatava ebakõlaga enda kogetud väljendatud sooga.
ja number 7 saade oli, eks ole, abielu ja tema arvates lahutus on määratud äärmuslikel juhtudel, näiteks truudusetus või hooramine, aga parem on leppida ja isegi elada koos pärast eraldumist ja lootuses nagu leppimisele, paranemisele. No, vanasti tema nägemuse järgi taasabiellumine oli keelatud, välja arvatud hooramise puhul, kui üks nagu pettis, siis teine võis uuesti abielluda nagu Matteuse evangeeliumis, Matteus 19.9, aga mina ütlen teile, kes iganes ajab minema oma naise. Ja siis edasi, meil oli siis, edasi tuli number 21 saade oli rahvuslused, kus meil oli külaliseks Tarmo Kruusimäe. Tema oli alles meil külas ja Tarmo Kruusimäe saatest võetud klipp on 10 000 vaatamisi TikTokis saanud, eks ole? Päris hästi võib öelda, et seal oli juba täna, kui vaatasin, oli eile, kui ma vaatasin 14 000 äkki juba, et... Ma ei räägi Eesti Vabariigi territooriumil vist alates 2005. aastast enam vene keelt. Ma ütlen vene keeltes ainult natukene nende ukrainlastega, kes on siis, veel ei ole keelt omandanud nii hästi. Ja järgmiseks oli meil teemaks majandusmaksud ja pensionid, et... See oli hea saade ja ma kindlasti usun, et Aivar Kokk tuleb järgmisesse hooaega ka kindlasti. Ja majandusteemadest oli 14. episoodis oligi tõesti meil Aivar Kokk, kes on siis endine rahanduskomisjoni esimees ja praegune liige ja ta rääkis meile täiesti üksti pulgi lahti esimese, teise, kolmanda pensionisamba ja kui keegi veel mõtleb, et ikkagi, et kuidas siis on, et mis häma see nende pensionitega on, siis vaadake meie 14. saadet. Kas on kasulik teises pensionis raha hoida, siis ma võin teile öelda, et kui lähete pensionile, siis see on enam-vähem võrdne. Kas oled teise pensionisambaga liitunud või mitte, aga mõne aasta pärast on juba kahjulik, kui oled teise pensionisambaga liitunud, sest esimese samba pensionit indekseerite iga aasta 1. jaanuaril, aga teise samba pensionit ei indekseerita. Nii et teisel, 3., 4. aastal on tegelikult teie pension juba väiksem, kui oleks ainult esimeses pensionisambas, aga teist pool on see, et olete kogunud oma pika aja jooksul teise pensionisambasse teatud summa, mida te saate tänu Isamaa otsusele teha teine pensionisammas vabatahtlikuks, võtta igal ajahetkel välja ja investeerida või nii nagu tehti seda 20. aastatel, kui see vabatahtlikus tehti, inimesed said oma laenud kinni maksta pankade ees, said oma korterit korda teha ja täna nad saavad ka investeerida, kuhu nad soovivad seda raha. Ja muidugi käis meil saates Lea Danilson-Järg, Riigikogu liige, jälle Riigikogu liige. Ja tema rääkis meile siis pereväärtustest. Ja lisaks pereväärtustele käis ta ka meil selles saates, kus meil oli tulumaksust, eraisiku tulumaksust juttu. Ja selles suhtes on selline lugu, et meil on 2 Riigikogu liiget ja Lea Danilson-Järg ja Aivar Kokk on siis need, kes sellel hooajal said. Kes teab, järgmisel hooajal võib-olla mõnele teisele Riigikogu liikmele tekib võimalus meie saatesse saada. Nii et kui teile olete Riigikogu liige ja teil on suur huvi, siis võtke aga ühendust. Läänemaailma selline suur edulugu on paljuski tingitud just tänu sellisele demograafilisele dividendile. Ehk et sellele, et meil on ülalpeetavaid olnud teatud perioodil väga vähe, nii laste kui eakate mõttes, eks ole, et eakaid ei ole veel tekkinud, kui eluiga hakkas pikenema ja lapsi juba ka sündis vähe ja seda tööjõulist tugevat sellist töötavat elanikkonda oli nagu palju, et see võimaldas niisuguse suure majandusedu ja kahtlemata see ilmselt nii ka oli. Ja nüüd me oleme jõudmas olukorra, kus me siis nagu hakkame nüüd maksma selle eest, eks ole, et meil ei ole enam neid noori nii palju peale tulemas ja meil ei ole seda dividendi enam mida välja võtta. Nii. Aga mis meil oli edasi? Meil käis ju tippadvokaat. Jaa. Sa mõtled perelepitajat ja perekonnaõiguse advokaati. Täpselt. No, tema on ka tegelikult väga kuulus advokaat, et kui te panete otsingutesse Helen Hääl, keda ta on kaitsnud ja siis saate lugeda rohkemat. Ja kusjuures ma peaksin ütlema, et väga palju oli huvi nii sotsiaalmeedias selle vastu, kui vaadata klippide vaatamisi ja kõike muud seda sisu.
siis oli huvi inimestel suur, nii et võib-olla ka Helenile peame siis uuesti saatma kutse. Ja no Helenil saaduskatel rääkis, et ta on oma laste hulgas tänu sellele saatele väga populaarne, sest TikTokis oli tema klipp saanud mingit peaaegu 10 000 vaatamist ja nii, et siis Helenit me ootame tagasi. Elatis on selline asi, mida siis makstakse igakuiselt perioodilise maksetina rahas, aga ega lapse ülalpidamine ju ei pea olema ainult läbi elatise maksmise. Et eks me ju normaalsetes perekondades peame oma lapsi üleval vahetult, et see elatise maksmise temaatika tõusetub siis, kui vanem kas ei ela lapsega koos või ei osale lapse ülalpidamisel. Energiasaade, mis on küll tänamatult vähe vaatamisi saanud, kui tavaliselt meil on üle 100 vaatamisi, siis sellel saatel on alla 100 vaatamist. Marko, nad olid tööl siis. Võib-olla tõesti. Sellepärast, et energia eest on vaja ikkagi maksta. Võib-olla, õige, muidugi nad teenisid raha, et kallist energiat kinni maksta. Aga igal juhul, kui te tahate nagu vaadata sellist energiaeksperdi Jaanus Ojangu vaadet energiaküsimustele, siis selleks on meil saade number 20 ja see on kindlasti väärt vaatamist. Ja nüüd on selline lugu, et me otsustasime selle saate teha energiast. No, mitte nüüd päris nendest energiatest, mida kristallipoodides räägitakse, aga me võime ka sellest rääkida, kõik algab sealt samast. Aga me läheme ikkagi, võtame siis selle energia, mis meil igapäevaseks eluks on tarvis ja ma küsingi kohe vahele, millist energiat sa vajad? Mina vajan elektrienergiat. Ma küsin juurde, oled sa kindel, et sa vajad elektrienergiat? Mina ei tea ühtegi inimest oma tutvusringkonnast ega Eestist, kes vajaksid elektrienergiat. Ja mida nad vajavad? Soojust, valgust, liikumist, jõudu. Nii, aga siis olid meil ka ülestõusispühad ja külaliseks oli isa Roman või isa Roman ehk siis literaat Roland Tõnisson. See oli saade, kus ma kuulasin, ma ei seganud vahele, minu jaoks esmakordne kogemus, väga palju sellist uut informatsiooni, hästi rahulikult rääkis, ilma emotsioonita rahulikult, kuidas tema näeb seda, kuidas kiriku poolelt ta näeb seda, et soovitan kindlasti kuulata seda, et väga, väga õpetlik saade oli. Ja ma arvan, et see saade on kohustuslik kõikidele Riigikogu liikmetele, et seal ta avaldas arvamust, mis kehtib enamust suurele osale Riigikogu liikmetest, et kui te olete Riigikogu liige, siis palun vaadake see saade ära. Et ta ütleb ühe inimese kohta seal, et siin on tõeline iisraellane, kelles ei ole kavalust. Ja kavalust, see tegelikult tähendab, kelles ei ole sellist küünilist sarkasmi, millest tänapäeval on meie aeg on nagu täiesti ära halvatud või salvatud või mürgitatud. Näiteks, teie siin saates ka poliitikast räägite. Ja. Et väga raske on vaadata näiteks meie Riigikogu istungeid. Seal ei ole praktiliselt inimest, mõni üksik on, kes ei lähe pulti sellise ülbe irve, kui ma siin mõtled, no mida teie siin istute nüüd, sellise ülbe sarkastilise sellise vastikult salvava tooniga ja isegi kui aitäh härra esimees ja tänan teid selle küsimuse eest ja siis läheb selline nagu ülevoola pulbitsev ülbus ja iroonia. Mis saab olla hullemat veel? Mis saab olla veel hullemat? See on väga piinlik on vaadata seda, mismoodi inimesed puldis üles astuvad. Meie põhjanaabrid soomlased, keda me mõnikord nimetame pikaldaseks, neil on pikem traditsioon muidugi, aga jällegi, ütleme, kui vaadata neid Soome parlamendi debatte, siis inimesed oskavad olla seal. Ja see on kindlasti ka selline võib-olla arenguteema, võib-olla kui Jumal lubab meie vabariigil veel kesta siin 30, 40, 50 aastat, võib-olla siis õpivad ka meie parlamendisaadikud ennast normaalselt üleval pidama. Aga praegu mitte miski ei kutsu mind kuulama ega vaatama neid ülekandeid, sellepärast, et seda on väga raske on taluda. Kahju on nendest inimestest enestest, kes sellises sarkastilises ülbuses iseennast naudivad. Need inimesed on iseendale kaevanud väga sügava haua juba valmis. Olgu Jumal neil armuline, ega siin pole mitte midagi muud öelda. Aga mis neid aidata võiks? Kahetsus. Ainult kahetsus, issand ette põlvili, aga nad on selleks liiga ülbed. Nad ei tee seda kunagi. Ühesõnaga, me oleme nüüd ühe esimese täishooaja läbi teinud.
me oleme natukene saanud seda saadet siin timmida, formaati ühele poole ja teisele poole, aga kuna maailm on kogu aeg muutumas, siis me peame ütlema teile seda, et järgmise hooaja saated tulevad natuke teistsugused, tulevad ka teises kohas, nii et kindlasti jätkuvad saated regulaarselt septembrist, kui Jumal annab, ehk siis mitte kindlasti kui Jumal annab, jätkuvad saated septembrist, ja siis suvel, ma arvan, et iga paari nädala tagant me teeme mõne sellise väikse kokkuvõtte klipi kogumi nendest eelnevatest saadetest. Me peame kindlasti mingis formaadis me suvel teeme edasi, aga need on siis, ütleme, erisaated juba ja sellised hoopis teistsuguses formaadis kindlasti me teeme, aga selle saatega, põhisaatega hooaeg 2 me tuleme ikkagi, ma loodan. Et 1. septembrist, ma arvan. Kas siis on? 1. september, vaatame, mis päev on. 1. september on... Raske on lubadusi anda siin hetkel, aga me tahame, et... 1. september on küll teisipäev, igal juhul septembri 1. nädalast me jätkame oma saadetega. Jah, et... Ja me peame veel kord ütlema suur tänu Leada Nilsson Järg, Riigikogu liikmele Aivar Kokale. Me peame ütlema suur tänu perekonnaõiguse advokaadile Concordi advokaadibüroost Helen Hääl. Täname ka Jaanus Ojangut, kes on meie erakonnakaaslane ja elektriinsener. Siis me täname rahvuslaste juhti Isamaast Tarmo Kruusimäed. Me täname isa Romanni ja kui keegi, isa Romannil on teenistused Suure-Jaanis, kui te satute sinna paiku, otsige üles internetist isa Roman Tõnisson ja minge külastage tema teenistusi. Lisaks me peame tänama olümpiavõitjat Allar Levandit, kes andis meile meie eelmises saates oli selline kohe oli hea kuulda tema, ütleme siis tervemõistuslikku nägemust kõikidest erinevatest asjadest. Jah, et... saab hakkama, et on siiamaani hakkama saadud ja ma ütlen, et kui me räägime spordist, siis kõik saavad aru, et kui palju meil raha on, kui palju meil raha juurde vaja, kes seda peab tooma, kas ta toob siis või ta ei too, et see on lihtne. Sportlastega on selles mõttes, sportlase mõttemaailm on suunatud ikkagi tulemuse peale, et ennast kogu aeg parandada, et olla teistest parem, võistkonnad ja individuaalspordid ja seal on tema fookus. Et ükski sportlane ei taha tegeleda mingite, tema jaoks sekundaarsete asjadega, kes kuidas ütles midagi, kellegile meeldib, kellegile ei meeldi, see on täiesti sekundaarne. Vähemalt mulle tundub, et sport on üks valdkond, kus Eestis on integratsioon totaalne. Seal ei ole mingisugust, keegi ei diskrimineeri, et kas sa oled sündinud ühtekeelsesse kodusse või teisekeelsesse kodusse, on see tõsi? Vähemalt mulle tundub kõrvaltvaatajana. Sport ju ühendabki ja ikkagi huviharidus on see, millega me kõik tegeleme. Me oleme kõik inimesed, meil on 2 kätt, 2 jalga ja pea. Ilma emotsioonita tõi selle kõik välja. Meil on kõik külalised on ära mainitud. Me täname Hans-Krist Loimet, tänu kellele me üldse seda saadet teeme. Ja mina tänan Markot, kellel tänule ma olen ka siin. Ja siis me täname Jumalat, et me saime üldse seda saadet teha. Nii et head suve! Head suve! Kohtume! Sa kuulad saadet Konservatiivne kristlane. Uued osad ja värsked vaated ootavad sind siinsamas igal nädalal. Pane meie kanalile like ja subscribe. Nii aitad meil hoida kristlikku maailmavaadet pildis ja jõuda veelgi rohkemate kuulajateni.